Toila orupargil on väga võimas ajalugu ja see on siiamaani üks enim külastatavaid parke selles piirkonnas, et mis on siin selle koha taust, mis inimesi siia toob? Ajalugu ja see eriline loodusilu, mis siin on ja selle kohta mina loeks teile ette ühe väikese loo žurnaalist, huvitav žurnaal 1936. Nimelt oli siis tsaaririigi üks kahest kõige rikkamast kaupmehest nimega Grigori Elissejev, ränkrikas kaupmees, kes saatis välja oma maakuulajad otsima omale suvituskohta. Nõudmised uue suvituskoha valikul olid suured ja arhitektid, kes välja saadeti, matkasid läbi kogu Balti ranniku, et leida midagi umbkaudseltki selle sarnast, millest unistas nende käskija. Siis jõuti järjega Viru rannikule, Toila orule. Siin polnud enam kahtlemist. Siia kohta jäi kuskile mujale mehitame. Et see on tegelikult vastus, et see lihtsalt ongi ääretult kaunis paik. Siin selles pargis on ka mitmeid erinevaid tegevusi, et mõni neist üsna eriline, ole hea räägi nendest lähemalt. Eesti ajal, kuna see oli nii kaunis koht, siis ostsid Eesti kaupmehed ja äriringkonnad selle lossi, mis siin pargis siis oli, ära meie president Pätsile suveresidentsiks. Ja vot seda aega, kus see oli suveresidents Eesti Vabariigil aasta 1938, me saamegi näidata ja selles ajas saabki rännata. Et meil on selleks siis virtuaalprillid ja see on võimalus minna siis selle lossi juurde, mida me tegelikult kahjuks ei näe praegu. Et on ainult plats minna lossi katusele, käia lossi saalides, et midagi väga erakordset. Aga iseenesest selle pargi servas asub ju Toila spa-hotell. Vahemaa on selline 300 meetrit ja sealt spaast on võimalik teha näiteks väikseid golfiauto ekskursioone. Park ise on väga suur, see on ainult natuke väiksem kui Kadrioru park. Ja tegelikult pargi põhjakallas on, või põhjaserv on siis meie rand ja sadam. Nii et mingis mõttes siis Toila pargis saab käia ka suplemas Toila rannas ja seal asub ka väga kaunis Toila mereresto Vahemere menüüga.